Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 4.–10. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaardide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et uue paki selliseid kassitaro kaarte ma loosin välja kõigi kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Praegu on meid üle 210. Ma teen selle kohta eraldi video, mille all te saate enda osalemissoovist teada anda. Aga nüüd kaartide juurde. Kui eelmine nädal kaardid rääkisid sellest, et teil on väga suur koorem, siis sellel nädalal kaardid räägivad sellest, et teie peate oma seisukohti kaitsma. Esimene kaart on siin sauvade 7 seisukohtade kaitsmise kaart. Ma ei tea, kas teile õnnestus oma koormat kergitada või kergendada või ei õnnestunud. Aga ma näen seda, et siit edasi tuleb mõõkade 10. Mõõkade 10 on läbipõlemise kaart. Mõõkade 10 on põhja jõudmise kaart. No vaat ma nüüd ei tea, mis teil elus toimub täpselt, aga see mõõkade 10 ja tema kõrval olev müntide 5, need ei ole head kaardid, sest müntide 5 minu jaoks on vaesuse kaart, aga ta võib olla ka kitsikuse kaart, ta võib ollagi see kaart, et mul ei ole enam mitte midagi anda, sest ma olen kõik ära andnud. Ma olen lihtsalt nii tühi, et mul ei ole enam, teil ei ole minult enam midagi võtta, sest mul lihtsalt enam midagi ei ole. Ja mulle tundub, et kas te ise olete ennast nii nurka mänginud või teid on nurka mängitud. Et te niimoodi ennast tunnete täiesti tühjaks pigistatuna ja peate oma seisukohti kaitsma, ennast tõestama või kellelegi selgeks tegema, et te pole kaamel. Et vot selline mulje jääb mulle praegu esimestest kaartidest. Aga siit edasi läheb asi natuke paremaks. Seal on 4. kaardina ülemises reas on karikate 6. Karikate 6 minu jaoks on selline nostalgiakaart, lapsepõlve radadel rändamise kaart. Ja kuna siin alumises reas on mõõkade 6, mis minu jaoks tähendab reisimist, kas põgenemist või millegi poole liikumist. No võib-olla te põgenete selle olukorra eest, lähete korraks ära oma lapsepõlve maale või lähete sinna, kus te tunnete ennast turvaliselt. Kas see just on põgenemine? Pigem on see, et ma võtan aja maha. Sest ma olen nii väsinud, et ma enam ei jaksa. Ma võtan aja maha, ma võtan ühe nädala vahetuse ja ma lähen sinna, kus ma tunnen ennast turvaliselt. Kus keegi mind ei nügi, ei togi, ei nõua minult midagi, ma saan olla see, kes ma olla tahan. Tahan olla lössis, siis olen lössis. Tahan nutta, siis nutan. Tahan rahus olla, saan rahus olla. Et mulle tundub pigem nii, et sellel nädala vahetusel te leiate selle aja, et minna sinna kusagile lapsepõlvemaale, võib-olla lähete vanavanematele külla, võib-olla lähete lihtsalt mõne lapsepõlve sõbra või sõbranna juurde. Et mingit reisi see mulle näitab. Mingi teekond on teil ees ja kuna see on seotud lapsepõlvega, nostalgiaga, mälestustega, siis see nagu annab teile seda uut jõudu. Sellepärast, miks ma seda arvan, et see käik sinna annab teile uut jõudu, sest siin on sauade kuningas. Sauade kuningas on täis tahtmist alustada uuesti või peale hakata. Tema tahab ära teha. Tema tahab tegutseda. Tema ei passi niisama. Tema tahab tegutseda. Temal on plaan, tema tahab tegutseda. Ja kuna siin on ka müntide 3 viimase kaardina alumises reas, siis müntide 3 minu jaoks on ta on töö tegemise kaart, aga ta tähendab ka uue alguse kaarti või
Ma olen alati vaadanud seda nagu projekti kirjutamist või eluplaani tegemist. Inimene istub maha, tal on see, ühesõnaga, te olete sellest reisist sinna nostalgiasse saanud seda uut indu, raputanud selle vana maha, saanud uut indu alustada millegiga, kas otsast peale või midagi uut üldse välja mõelnud. Ja nüüd te lihtsalt istute maha, mõtlete, panete kirja, mis iganes see on. Kas see on mingisugune projekti alge, on see lihtsalt edasise eluplaan, midagi sellist. Te leiate endast selle jõu, et teha seda ja kirjutada, panna paberi peale. Jah, on see eluprojekt, on see mingisugune uus tööalane projekt, on see lihtsalt plaan, mida ma maikuuga peale hakkan. Vot midagi sellist, et mulle tundub nii, et kaitstes oma seisukohti, te tunnetegi ennast täiesti tühjaks pigistatune. Lähete laete oma patareisid kusagil, seal nostalgiamaal, kusagil kas lapsepõlveradadel, kus iganes teile meeldib käia. Võtate selle aja, leiate selle võimaluse ja lähete käite seal ära. Te tulete sealt tagasi laetud patareidega. Teil on nagu tahtmine uuesti edasi minna. Raputate selle vana maha, mis teid nii õudsalt ära kurnas. Ja lähete edasi. Teetegi plaani. Teete plaani oma tulevikuks, mis iganes see on. On see teie tervisega seotud plaan, on see teil tööga seotud plaan, on see isikliku eluga seotud plaan, mis iganes plaan see on. Siis mina arvan seda, et selle nädala lõpuks on see plaan teil ilusasti peas valmis, pange see paberile, mõelge asjad rahulikult läbi. Igal juhul on teie patareid rohkem laetud, kui sinna nostalgia reisile minnes. Et no mis mul öelda on? No soovin teile edu teie seisukohtade kaitsmisel. Minge sinna, kui teil on see vähegi võimalik, siis minge laadige oma patareisid. Et mulle tundub küll, et te olete nii kohutavalt üle töötanud, et te tõesti oletegi kõigest sellest väga väsinud. Puhake, laadige oma patareid ära, tehke plaan ja minge plaani järgi edasi, sest seda jõudu ma näen, et teil on. Kui te seda täna ei tunne, kui te minu videot siin kuulate, siis see tuleb teile nädala lõpuks. See jõud ja tahtmine tuleb teie juurde tagasi. Sellest te võite küll kindel olla. Vot selline nädal teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.